Tänane intervjuude sari jätkub ühe pikima eestlasest korvpalluriga, kes meil üldse siin korvpalliväljakutel ringi on jooksnud. Andrus Renter, kui pikk sa siis, ma ei tea, hiigelaegadel olid, mis su see viimane number on mõõdetud? 208 vist, aga noh, ilma ketsideta tollel ajal. Nüüd tulevad ju neegrid tulevad, kellel on üle 2 pikalt, aga tulevad on alla 2. Ja, noorena kõikus jah, paar sentimeetrit hommikul õhtul mõõtasid. Olen saanud ja 208, aga noh, nüüd on vanadusest kokku kuivad. No kuidas see kasvamine sul oli, kas sa olid kohe väiksena ka pikk või toimus järk-järgult või mismoodi sinu see number siis nii kõrgeks läks? Ma ikka väiksest peale olin kogu aeg siuke pikem, et ei olnud niimoodi, et pauh ühe suvega 20 senti. No sinu karjäär algas ka tegelikult Tartu korvpallikoolist ja kõik need klubid, mis sinna vahele jäid, KK Tartu, Raidorid, Tartu Majad, et kõik need klubid sa mängisid läbi enne, kui tuli Delta. Jah, täpselt, et korvpallikoolist ma tulin Ülenurme üsnagi hilja ja Tartu Majas ei õnnestunud mängida. Tartu Maja oli meie olime sellel ajal korvpallikoolis, aga Raidorid ja Gaasid ja KK Tartud ja Polarised ja erapangad, mis seal olid, lõppu välja rokini. No kui palju sa mäletad nüüd seda esimest meistriks tulekut ja üldse seda hooaega, et missugused olid teie treeningud, missugune oli meeskonna sisekliima ja kõik need emotsioonid, mis siis finaalseeria järel tulid? Palju sa sellest mäletad veel? Jah, mida sa mäletad? Ma mäletan seda, et ma mängisin viimast finaali, oli üsnagi suur palavik, et pärast see nagu tähistamise see läks minust üsnagi palju mööda, et istusid kodus ja teki all haige, aga sisekliima oli satsil tolle pealt võib-olla tuligi, et ühtekuuluvus oli tollel hetkel päris hea, et korvpallis on üsnagi tähtis see. No ühe aasta sa mängisid Deltas, siis Tartus tegid pausi, et päris paljud läksid pärast hiljem mujale ka mängima, aga sina olid siis nii-öelda üks esimesi, kes võib öelda, et ka üle osteti. Jah, osteti üle, et no, ütleme nii, et ma ei taha summadesse laskuda, aga läksin Tallinnasse, sain ütleme peaaegu, kui meistriks tulekult sai peaaegu 3 korda rohkem palka. No, see summa muidugi, kõik mõtlevad, et summad on suur, aga kui meistriks tulime, siis ma olin jah, seal allpool palga suhtes. Kui Puuviljaparadiis läbi said, siis tegelikult sa tulid veel Tartusse tagasi, aga sellel hooajal siis, kui oli juba rokk, juhtus üht-teist siin Tartus, et mõned mängijad said nii-öelda hundipassi, võiks öelda, et siis kehtivate lepingutega ja sellest tuli ka üks esimesi selliseid kohtusaagasid, et sellest ei ole küll väga palju räägitud, aga toona oli asi kohtus ja mõned mehed jäid rahast ilma, aga mõned ikka said. Et mis seal täpselt siis juhtus, kui sa nii mõne sõnaga kokku võtad? Juhtus see, et jäime, jah, ma jäänud Puuviljaparadiisis, olin Neutroonikus aasta, kuigi seal oli mul ka 2 aasta leping, aga mulle ei meeldinud see nagu Tallinna elu, et ma poiss, nagu ma olnud olen, et tulid tagasi? Tulin tagasi ja juhtus see, et jäime 3. see aeg ja noh, minu mõistes on ju, ma kardan, et mõned vennad tahtsid enda pead nagu hoida, et vanakesed ei vedanud seda asja välja, et noh, nii vähemalt sealt ülevalt poolt öeldi ka, et vanakesed ei vedanud välja ja siis 4 venda jah, nagu lasti nagu lahti. Asi läks kohtusse ja mingid rahad te ikkagi saite sealt tagasi, aga tolle aja kohta oli see ikkagi selline päris suur pretsedent. Asi läks kohtusse jah, mina algul ei läinud kohtusse, aga ma nagu läksin tööle juba ja tulin nagu tagasi, sain vigastada ja siis selle käitumise peale ma lõpuks läksin sinna jah. Ja no, mille pärast sellepärast läksingi, et spordis tollel hetkel, noh jah, ta oli nagu jah, siukest keegi ei olnud käinud, aga et inimesel, kes sporti teeb, kui sa saad vigastada, siis ei ole mitte mingit nagu haigekassasid ega tollel ajal mitte stipendiumi lepingut kõigil, kelle olid, et mitte mingit kindlust ei ole. Et noh, nüüd on see asi nagu tänasel päeval nagu hakanud paranema, aga tollel korral oleks ta võib-olla teisiti läinud, oleks juba ennem see süsteem võinud muutuda. No, Eesti korvpallis on päris mitmelgi nii-öelda
edulool ka sinul väike seos, et pärast Tartut, kui ma õigesti mäletan, aitasid sa Raplal meistriliigasse tulla ja tegelikult sinu käsi on mängus ka selles, et üldse tänaseni mängiv Valga sai endale meistriliiga koha. Räägi paari sõnaga sellest ka. No jah, kui Tartu on käpp sees mõlevil. Et kui Tartus siin lõpp sai, siis ma sügisel proovisin ja siis kevade poole niimoodi töö kõrvalt käisin, aitasin Raplat. Ja sinna, et esimesel üleminekumängu ma mäletan, võitsime tollel ajal Rakveret, teise saime küll Virbsa Koslepi, aga lõppkokkuvõttes sügisel võeti Rapla ikka tänu sellele nagu meistriliigasse vastu. Ja Valga eduloos on ka, tänu tolleaegse korvpalliliidu presidendi Gert Kiiliga sain hästi läbi ja tänu tollele tema otsusele saime me sinna tollel hetkel. Valgat nimetati ka Rock 2 mõnda aega, et te mängisite seal päris mitu head hooaega, et see oli siuke lahe võistkond, kus nii-öelda siis endised Tartu mehed tõestasid päris palju ja korra panite ka nii-öelda siis Rock 1 tegelikult endale kotti. No jah, ta oli, tollel hetkel oligi siuke, et oli seal igaüks võttis kokku, et jah, ta olekski võinud olla, seal need asjaolud on muutunud, et ta olekski võinud olla siuke, et praegu on mingi aeg oli ta selline, et kes nagu Rocki mahtunud, siis korjati need jäägid nagu sinna üles, aga ta oleks võinud olla siukene nagu Tuubli moodi asi algul siin Lõuna-Eestis, et nooremad vennad oleks nagu mängida saanud, kas või ma ei ütle, et Tuubel oleks pidanud olema ta, aga lihtsalt laenuga, et ega paljatrenniga nagu ei arene, et oleks saanud nagu mehed mängida, et tollel hetkel oli Priit Kaasik algul pidi peatreeneriks saama, et temal oli ka siuke mõte nagu, mingi siukene. No vähemalt Valga mängib siiamaani meistriliigat ja on igati pildis. Korvpalli juurde oled sa tegelikult jäänud tänase päevani, et sa mängid päris usinasti, ei ole vist väga palju neid veteranide turniire, kus sa ei osale ja Tartumaa liigas oled sa ka jätkuvalt juba, ütleme, et viimased 10 aastat selline üks suurimaid korvialuseid hirme, et Kossu tahet sul ikka jätkub. No jah, kui südamega asja teed, et siis nii kaua kui ütleme noorte poolt niimoodi päris maal ei lüüa nii kaua ikka saab togitud. Veteranid on teine asi, et seal on kõik ühe oma vanused. Kas treeneripõli sind ei köitnud, et sul endal tegelikult poiss on ka päris pikk ja mängis ka siin Kossu, et tema küll ka päris nii-öelda tipptasemele ei soovinud saada, aga kas sellist treeneri ainest või mõtteid ka peast on läbi käinud? Ma ühe aasta oli isegi Valgas olin, aga ega see treeneri amet ka, ma tundsin, et tõmbas need siit pea halliks kohe see aasta, et ega ta kerge põli ei ole. Et jah, seal on täpselt need ühed on, ütleme niimoodi, et seda raha tuleb mujalt tuli nagu lihtsamalt kui see korvpalli selles. No mis sa täna teed, et me oleme täna seda intervjuud tegelikult tegemas ühes kohas, kus ongi sinu töö, et tegelikult igapäevaselt sa tegeled ehitusega? Igapäevaselt tegelen ehitusega, et olin vahepeal 4 aastat Narvas, aga nüüd olen otsapidi Eestis tagasi. No sinu puhul on ka nalja heidetud, et hea töömees, et ei pea tellinguid tellima. No, ütleme nii, et jah, kõrgemad need saab nagu igaüks ei saa, et saab nagu igaüks ei küüni igasse kohta. No 26. detsembrit silmas pidades, et Delta versus Rock. Ma tean, et te olete nii-öelda siis nende endiste Delta meestega ka siiamaani selline päris hea sõpruskond, et kui palju või üldse kohtute või missugused need suhted on jäänud? No, ütleme niimoodi, et sünnipäevadel ikka niimoodi, kas just kõigiga, aga nii ikka trehvab ühel või teisel pool, mõnega käid rohkem läbi, mõnega vähem, aga ikka enam-vähem see tuumikuga saab nagu läbi. No väljakul tulevad sulle Rocki poole pealt vastu Vallo Allingu ja Janar Talts, et mis sa neile ütled eelseisvat mängu silmas pidades? No, üks vend on päris siukene, mis mul ikka öelda on. Vanuse vahe on siuke ja kiiruste vahe on ka siuke. No mõne kopa ikka paned? No, kui mõne sentimeetri jalad maast lahti saab, võib-olla trehvab.
Selge, aitäh, Andrus, jõudu jaksu ja kohtume 26. Kena, aitäh. Triobet esitleb 26. detsembril Tartu Ülikooli spordihoones kell 17 legendide lahing ja Marek Toronini lahkumismäng. Platsil ristavad piigid 2000. aastal korvpallimeistriks tulnud Tartu Ülikool Delta ja Tartu Rocki All Stars meeskonnad. Lisaks viskevõistlused, pealtpanekud, tantsutüdrukud, trikikorvpallur, Kalev Kruusi live kommentaar ja palju muud. Soodsad eelmüügipiletid saadaval Piletilevist. Show'd toetavad Raadio Hit FM, Delfi, Saku, Sportland ja Autospiri. Legendide lahing ja Marek Toronini lahkumismäng 26. detsembril kell 17 Tartu Ülikooli spordihoones.